tere! Olen Maila müstilisest maailmast. Nõndamoodi. Et praegust hakkame vaatama, mida toob juulikuu märtsikuus sündinutele. Märtsikuus sündinutele. Mida toob juulikuu märtsikuus sündinutele? Nii. Nõnda, esimese asjana tuleb välja, et see on kuidagi rohkem toetab see kuu märtsikuus sündinud meestele, näitab rohkem sellist esilekerkimist. Siis võib tekkida, naisterahvastel ka, võib tekkida uusi sõpru, uus sõprusringkond või kuidagi meeste jaoks on hästi tähtis selline sõprade või parima sõbra olemasolu ja isegi kui tekib mingisugust natukene sellist, oota, ma panen siia pole. Võimalik, et mõne sõbraga on mingisugune väike selline mure, siis näitab, et see mure laheneb ilusasti ära. Üldiselt on teil ka kõrgem kaitse on ilusasti peal, olete hoitud, olete kaitstud, kaitseinglid ilusasti toimetavad, toimivad. Teil tuleb ka hästi kiire kuu, siis teieni jõuavad õiged inimesed, õiged olukorrad, nii et teie ei pea kuskile väga pingutama ega siplema, vaid teie lihtsalt peate rahulikult tegema, ajama oma asju ja lihtsalt rahulikult ootama, sest näitab, et teie juurde tulevad ise võimalused. Siis muidugi on ka teie seas, teie seltskonnas ühesõnaga on siis selliseid kahepalgelisi inimesi, näitab, et kas siis kedagi õõlust, platsi, kadedust, tühja juttu, natukene sellist salatsemist, võib-olla tehakse näo ees, ollakse hästi selline hea, positiivne ja selja taga muidugi siis klatsitakse, et vaadake siis nende puhul nii, et kui nendega tuleb teil tegemist, siis lihtsalt katsuge nad lihtsalt oma sellest tutvusringkonnast välja heita või ärge neile väga keskenduge. Nii, koduga seotud võib tulla uuendusi, siteteateid võib tulla täiesti nii, et kes on oodanud pere juurdekasvu, siis see kuu teil võib siis, kas siis sünnib perre keegi juurde või siis ongi niimoodi, et kes on oodanud lapseootusele jäämist, siis see kuu ka jääb. Nii et vot siis tekivad seoses sellega kodused plaanid teil, plaan siis muuta natukene, võimalik, et mingeid uuendusi teha või siis ka täiesti uue kodu peale mõtlete ja teie siis oma need uuendused ja muudatused siin ilusasti ellu viite, nii et teil tulevad ka võimalused iseenesest kätte, nii et kasutage oma võimalusid ja muidugi tuleb teil ka ootamatut võimalust mingisugusele kas koolitusele, kursusele või mingisugusele teid arendavale kas või siis mingi loengule minna, siis kasutage see ka ära, sellepärast et loogiline, et kui tuleb see lapse teema, pere juurdekasvu teema, siis on ju mida täiendada ja õppida juurde ju küll. Nii et sellised lood teile siin, et üldiselt kõik hästi, välja arvatud see, et keegi on, kes on siis selline alatu või klatsiv inimene seltskonnas. Nii, ja tema võib siin natukene küll tekitada mingisuguseid natukene sellist takistust või ebameeldivust, aga isegi ärge laske ennast üldse sellest kõigutada, sellepärast et kui sinna oma energiat ei anna, siis seda olukorda ju ei toida ka.
nii et pigem suunake oma energia siis selle uue loomisele, et koduga seotud muudatustele, mis te olete tahtnud teha, ja siis selle pere juurdekasvukese teemale suunake oma ilus energia. nii, vaatame, mis siin veel näitab. nii. no oi kui ilus armastus. no ta. varesed kaklevad kusagil. nii, teil samamoodi niimoodi, et laske lahti, et kõik, mis teid ei teeni, lasete lahti ja te suudate ka lasta, nii et vabanete siis kõik nendest tunnetest, mis teid siis on vaevanud ja olukordadest, et kui te ei klammerdu mingite olukordadega, asjade külge ja lasete need nii-öelda siis lahti, siis need asjad lahenevad teie jaoks palju kiiremini. siis rahaliselt on võib-olla natukene vähem tulla sisse või rohkem välja minna, kui olete plaaninud, aga võimalik on ka see, et teil on mingisugune unistus, mille jaoks te siis hakkate raha koguma, nii et te väga selliselt säästlikult majandate see kuu enda rahadega. tööalaselt näitab siin üldiselt edu ja kui nüüd tuleb teile mingi pakkumine, siis teie koha pealt ütleks pigem niimoodi, et vaadake, ma ei näe, et te hakkate töökohta muutma, aga mingi teatud teema teil tuleb selle tööga seoses. ja kui te jääte selliseks enesekindlaks ja teate oma väärtust, siis see tunnustus teieni ka jõuab, kui varem pole jõudnud. nii et ma näen küll, et läheb paremuse poole, aga ma ei näe muutmist niimoodi, et te ei vali teist töökohta. kuigi jah, huvitavalt on, et mingid teatud asjad küll võib-olla, et te ootate kuskilt mingit pakkumist, kes ei ole tööle saanud, siis teie muidugi võite küll saada selle pakkumise ilusasti ja sellega siis valida. aga jah, üldiselt, et te ise ei näe ma, et te hakkaksite kusagile kiirustama töökoha seoses mingi valikuga. nii, siis terve kuu läheb teil hästi kiiresti jälle. asjad toimuvad teie jaoks võib-olla ka mõnikord ka ülikiiresti. siis rohkem hakkate vaatama, kuidagi teile hakkab rohkem huvi ka pakkuma, kas siis astroloogia võib huvi pakkuma hakata või te hakkate rohkem jälgima mingisuguseid kuufaase, seisusid ja isegi ka partnerlussuhete puhul võite hakata rohkem vaatama selliseid sodiaagimärkide sobivusi või no mis mitte sodiaagimärgid või numeroloogia, mis iganes teema on, aga te kuidagi hakkate rohkem huvi tundma sellele, et vaatama, et noh, et sest teil tuleb siin, kui nüüd on uue armastuse tulek, siis näitab, et see on see õige teie ellu, kes tuleb ja kui teil on siis olemasolev suhe ja te olete sellega rahul, siis te hakkate kuidagi lihtsalt, see suhe läheb veel paremaks niimoodi, et te hakkate rohkem huvi tundma, mis partnerile rohkem meeldib, te tahate olla rohkem temale meelepärane, tema tahab teile rohkem pakkuda ja olla meelepärasem, nii et suhtealaselt näitab paremuse poole minekut. nii, ja isegi kui siin on kulgemine siis oma teekonnal enesearengu teema pealt, siis me kõik oleme oma teekonnal erinevates kohtades ja kuidagi ka võtate niimoodi asju niimoodi rahulikult ja sõbralikult, niimoodi, et teid ei häiri need inimesed, kes siis, kui noh, näiteks mõnikord on niimoodi, et esitatakse mingeid küsimusi, siis te mõtlete niimoodi, issand, kuidas saab nii lolle küsimusi esitada,
aga teid kuidagi see kuu üldse ei häiri, sellepärast et ei olegi selliseid lolle küsimusi, et te aktsepteerite enda ümber erinevatel arengutasemetel olevaid inimesi ja kuidagi noh, isegi võib-olla isegi sellist toetust, aga te lasetegi olla ja partneril samamoodi, te lasete tal olla sellisena, nagu ta on. Et ei otsi mingisuguseid põhjusi või mingisuguseid selliseid, mis teid häiriks, vaid te lasetegi lihtsalt rahulikult, ise olete oma arenguteel seal, kus te olete parasjagu ja lasete partneril ka rahulikult omas suunas, omas taktis kulgeda. Nii et selline austus ja aktsepteerimine tuleb siit ilusasti välja ja muidugi seda armastust tuleb siin ka hästi ilusalt. Nii, vaatame, mis see kaardipakk meile siis räägib siin. Nii, märtsikuus sündinud. Nii. Nõnda. Nii, teil ka oma teekonnal lähete õigel ajal õiges kohas, siis teie samamoodi mingi asi, mis on teid ahistanud, kas siis suhted või olukorrad, mis on, siis teie lähete nendest läbi, isegi ka mingi süsteem, millest te siis läbi murrate, et teil on juba nendest igasugustest piirangutest kopp ees ja te otsite lahendusi ja te leiate ka need lahendused. Ja teie isikupärasus tuleb rohkem välja, et hakkate mõtlema selle peale, mis teie jaoks on oluline ja hakata nii-öelda looma oma elu selliseks, nagu teie tahate ja mis on teie kõrgema selle eesmärgiga kooskõlas. Niimoodi reisimist, liikumist, looduses viibimist näitab siin ilusti suured eesmärgid, mis te endale püstitate. Te püstitategi endale ka mõnikord tundub justkui liiga suuri unistusi, eesmärke, aga samas näitab, et partner toetab teid nendes ettevõtmistes ja universumi poolt ka ulatatakse abikäsi. Lihtsalt te peate selle esimese sammukese tegema, et kui teil võimalusi tuleb siin, teil tuleb väga palju võimalusi. Ainult koht võib olla selles, et te ei kasuta oma võimalusi, aga tegelikult võiksite, sellepärast et mis algul tundubki natukene hirmutav, siis sellest tulebki läbi minna, sest näitab, et see universumi toetus on olemas ja oma mõtetes leiate selguse, kõik mõttepusletükikesed asetuvad teil ilusasti paika ja te võite avastada endas täiesti selliseid teistsuguseid huvitavaid mõtteid, soove ja oma teekonnal, mis te olete siis oma elus siin valinud, siis sellel teekonnal teile võib selliseid ilusaid, huvitavaid ideesid tekkida, mida te olete ka valmis realiseerima. Ja väga palju, mis on minevikust olnud, te hakkate pilti kokku panema enda jaoks. Ja see on teie jaoks hästi selline valgustav kogemus. Nii et vaatame, kirjutage mulle siia alla, mis teis need kaardid siis, kaardikirjeldused on toonud ja kui on siis hiljem, kui kuukene läbi on, siis saate ju ka siia alla kirjutada, et mis teil siis nende asjadega siin resoneerib, mis toimus. Et täitsa huvitav on neid tagasisidesid alati lugeda. Nii, vaatame universumi soovitus teile. Niimoodi, kohe ütlen teile. Nii. Ühesõnaga. Teie peate hakkama siis kuulama, teil tuleb hästi palju universumilt sõnumeid ja märke ja siis te peate lihtsalt hakkama neid rohkem märkama,
aga küllap te märkate ka, sellepärast et teile hakatakse neid märke andma, neid sõnumikesi universumi poolt, et kasutage siis seda julgesti ära. väga vahva. nii et see oli siis teile märtsikuus sündinukesed. et ilusat suve jätku teile ja kes tahab, see kirjutab mulle ja kes tahab personaalset lugemist, see siis kirjutab ja minu isiklikule Messengerile näiteks võite kirjutada, siis ma saan kõige kiiremini kätte need asjad, teie soovikesed, et Maila Paalmäe on siis minu see isiklik Messenger ja võite ka kirjutada Facebooki lehele Müstiline Maailm, et sealt saate ka minuga ühendust ja sealt saate ka, kui on vaja, siis ruuni lugemisi, siis saate pöörduda sealt Merike Karro poole. niimoodi, vot selline lugu ja siis neid samani üritusi saab siin, seal, igal pool saab teha, et minu juures ja jälgige kindlasti seda lehekülge, see Müstiline Maailm ja siis Merikesel on oma lehekülg ka, Väikesed imed, et sealt saate ka vaadata, jälgida, et me hakkame nüüd erinevates kohtades tegema neid sündmusi ja loengukesi, nii et siis kes kuhu tahab minna, vaadake, valik on täitsa olemas. nii et aitäh teile, et te mind ära kuulasite ja kõike ilusat teile soovin. nii, selleks korraks on kõik.